aasta 3. juulil pidas Jossif Stalin raadiokõne, milles kutsus üles sakslaste eest taandudes järgima põletatud maa taktikat. Eestis selle kõne mõjul moodustatud vabatahtlikesse hävituspataljonidesse astus 6000 meest. Seltsimehed, meie pärast on võit! Elagu kommunistlik partei, tema suur juht, seltsimees Stalin! Pooled neist eestlased, enamuses venelaste amnesteeritud kriminaalvangid, töölisaktivistid ning lihtsalt lumpen. Järgnenud pooleteise kuuga mõrvati või jäi kadunuks ligi 3000 eestlasest tsiviilelanikku. Kariloomade arv vähenes poole peale. Üle Eesti hävitati 13 045 hoonet. Kommunistide märatsemisest ei jäänud puutumata ka Kuimetsa küla Raplamaal. Hävis siis endine mõisa Häärber, kus oli 25. aastast alates algkoolimaja. Siis pandi põlema Teeristis olev Äksi tarvitajate ühistuse kauplus ja Rahvamaja süüdati lava ees. Oli orkestriruum ja orkestriruumist umbes meetri kaugusele tehti lõkke raamatutest, sest ka raamatukogu oli samas majas. Eljo Praats nägi tulekahju kuma mõne kilomeetri kauguselt. Lähedale ei julgenud ju keegi minna. Eks inimesed olid ju kõik hirmul, kes see tahtis sõja jalgu jääda. Igaüks läks ära, keegi ei tahtnud olla siin keskuses. Kõik põgenesid? Kõik põgenesid. Läksid metsadesse, meid hiljem viidi ka metsa. Kuid siiski mitte kõik ei põgenenud. Kuimetsa kooli kokk Mari Tamm ning Kodula talu peremees Hans jäid külasse ning asusid seltsimaja päästma. Ja seda momenti, kui need süütajad olid kaugemal, siis ilmselt Manna ja Hans tulid ja viskasid ämbriga vett peale. Vett asisid on ämbritega. See oli väga hulljulge tegu, sest kui need hävituspataljonlased oleks peale sattunud, oleks ju... Ei, no siis on kindel, mis oleks olnud. Kuulja olekski olnud kõik. Aga see oli ennast salgav töö. Koolimaja oli juba leekides, kuid tänu Maria ja Hansu surmapõlgavale tegutsemisele jäi vähemalt maakonna üks kaunimaid seltsimaju alles. Hiljem samas majas koolidirektori ametit pidanud Eljo tunnistab, et toonane kangelastegu ei tulnud tal Mariaga jutuks. Teil ei tulnud kunagi see jutuks, kuidas ta... Mitte kunagi. Ainult rahvas teadis rääkida, seda rahvas ja räägiti palju. Aga mina olin nagu ametnik tol ajal ja ei tulnud selle peale, ehkki meil väga head suhted olid Mannaga. Te olite koolidirektor? Tol ajal ju ei tohtinud enam rääkida sellest. Tuli vaikida. See oli vaikimise aeg. Kas oli teada ka, kes need selle maja süütasid? Kas need olid eestlased või olid nad venelased? Selle koha pealt ajalugu vaikib. Kas on veel elus inimesi, keda see võiks väga puudutada? Perekonnad, jah. Ja perekonnad pole ju milleski süüdi. Ei ole ju. Ega meie ei pea vastutama oma isade tegude eest ja emade tegudest. On ju nii? No piiblis öeldakse, et 7 põlve. 7 põlve küll, aga ma ei pea seda õigeks. Maria Tamm, keda kõik kutsusid tädi Mannaks, jätkas oma tööd koolikokana, elades selles kisukeses toas koos internaaditüdrukutega. Seal oli 10-15 tüdrukut. Seal oli Manna kodu ka. Seal oli ta voodi ja kogu tema elamine. Mannat iseloomustas elamine teistele, eelkõige oma koolilastele. Tal oli lehm,
ta kasvatas siga, tal olid kanad. Ühel inimesel poleks ju neid vaja olnud kasvatada ja seda suurt vaeva näha. Aga selle kõik, mis ta nendest loomadest sai, ta söötis lastele. Ja kui otseselt lastele neid ei söötnud, siis kui ta meie reisse viis, sai selle eest raha, siis ka ta raha eest ostis veel lisa, et lastel oleks toidulaud korralikult kaetud. Niisugune oli Manna. Tema oli nagu tamm. Tamm kasvatab lehed, kasvatab tõrud, puistab need kõik maha nendele söögiks, kes seda vajavad. Tema oli samasugune. Ta oli ju kõigest lihtne kokatädi. Lihtne kokatädi. Aga samas ta oli nagu selle kooli hing. Ta oli kooli hing. Ta oli nagu ema internaadilastele. Väga tore inimene oli. Väga abivalmis alati. Ta oli lastele ka väga suureks eeskujuks oma headuse lahkusega. Kunagi ta ei riielnud, kunagi tõstnud häält. Ja lapsed seepärast olidki temasse väga kiindunud. Iirise jaoks oli oluline, et oma 120. sünniaastapäeval saaks tädi Manna Kuimetsa rahvamaja ette oma pingi. Sellepärast, et ma ei tahtnud, et minu kodukohas kasvab peale põlvkond, kes ei tea mitte midagi sellest naisest, kelle mäletamist minu meelest väärib see paik, kes oma elu jooksul andis nii palju, ilma et ta praktiliselt mitte midagi oleks omanud. Ja ma olen palju mõelnud just tädi Manna kontekstis, et selleks, et jagada, ei pea omama. Mul on ääretult hea meel ja ma olen väga tänulik meie külarahvale, et nad sellega kaasa tulid. Ja eriti hea meel on mul selle üle, et see pink on tõesti sündinud külarahva annetustest ja tänu sellele, et meie külas on olnud nii osav mees, kes selle pingi oli valmis tegema. 3 nädalat oma elust kulutas Manna pingi meisterdamisele kohalik talumees August Tuisk. Ma olen ka rahvamaja kasutaja siin, päris suur kasutaja ja võib-olla seda ei olekski seda rahvamaja, kui oleks Mannat olnud ka. Ja eks ta selles suhtes mingil määral on auvõlg tema ees või kohuse tunne. Pink sai uhke ja väärikas, hästi tehtud ja läbimõeldud. Maainimesel ei ole aega siis istuda, kui ilm on ilus. On just siis aega istuda, kui ilm kehva on nädikene ja siis peab sul ikka selline, mitte tagumine alune märg olema, aga ta peab ikka kuiv olema. Sellest katus? Sellest katus, jah. Kuna Mannat mäletatakse ka tema kookide järgi, küpsetas Iiris pingi avamise puhul külarahvale päris mitu kooki. Tema kookidest räägitakse legende. Võib-olla see toidu tegemise armastus või huvi toidu tegemise vastu ongi mul temalt. Sest mulle meeldis vaadata, kuidas ta seal väliköögis askeldas. Ja ma ei kujuta ette, kuidas ta oma kooke tegi puupliidi ahjus. Tänapäeval vähesed, mis saavad sellega hakkama. Tema kookidega ma võistelda ei saa, aga külarahvale siin selleks puhuks tegin ma küll koogid. Sest kui tädi Manna jaoks midagi teha, siis peavad ikka koogid ka olema. Siia või? Nüüd tal on vähemalt oma pikk, ehkki tal omaette korterit ega tuba kunagi ei olnud. Inimesed, kes temaga kokku on puutunud, mäletavad teda suure armastusega. Sest ta oli niivõrd hea, ta oli hea südamlik. Ta kõik andis endast, et inimestel oleks hea olla.